Tere Euroopa Parlamendist Strasbourgist. Mul on rõõm kõiki tervitada ilusal sügispäeval. Täna on kolmapäev, 6. oktoober, kell 4 kohalik aeg. Teil on kell 5 seal hetkel, kui see videosalvestus toimub. Ja nagu ikka ma lubanud olen viimase 2,5 aastat peale Euroopa Parlamendi valimisi, et kuna me üldiselt meediast väga teada ei saa, mis toimub Euroopa Liidus või Euroopa Parlamendis, sest üldiselt see ajakirjanik ei huvita, siis ma lubasin anda infot nii hästi, kui ma oskan, otse siit ja võimalikult pidevalt. Esiteks, ma lühidalt mainin seda, et septembri lõpus olin ma külastusel Ameerika Ühendriikides taas Texases, kus oli meil mitmed kohtumised kohalike seadusandjatega, ehk näiteks 2 kongressmeniga ja 1 Texase osariigi senaatoriga. Ma ei hakka pikemalt peatuma, et me rääkisime immigratsioonist, mis on Mehhiko-USA piiril viimase aja üks suurima probleeme taas, mis sellega kõik kaasneb, kuritegevus, narkokuritegevus, prostitutsioon, inimkaubandus, inimröövid, samuti mis puudutab kõik sellist vasakäärmusliku agenda peale survet terves USA ühiskonnas, aga ka Euroopa ühiskonnas, mis väljendub kõige paremini näiteks meedia käitumises, meedia suhtumises, mis puudutab ülikoolides toimuvat, kus vasakäärmuslik agenda võtab jõudu ja selline akadeemiline vabadus on totaalselt alla surutud väga paljus ülikoolides. Õnneks veel mitte Eestis nii väga, kui ka seda on siit-sealt vaikselt hakanud imbuma. Aga sellest USA visiidist saate te ka lähemalt tutvuda minu kodulehel jaakmadisse.ee, ka sotsiaalmeediakanalites olen ma seda kajastanud võimalikult palju, samuti ka uueduudised.ee. Seega läheme nüüd selle nädalani pigem siin Strasbourgis, kus on toimunud plenaaristungid. Teemasid on muidugi palju ja ma olen üritanud välja noppida need kõige võib-olla olulisemad, mis peaks minema Eestile ja eestlastele korda. Esiteks debatid, kus ma ise olen saanud need väikesed sõnavõtud teha ja oma arvamuse väljendada, millega te loodetavasti olete ka nõustunud. Eile hommikul näiteks oli suurem debati arutelu olukorra üle Valgevenes. Ehk debati pealkiri oli, et Valgevene olukord peale 1 aasta möödumist, kui algasid demokraatlikud protestid valitseva režiimi ehk Lukašenka vastu. Ehk nagu ma ütlesin ka oma selles kõnes, mis on üleval sotsiaalmeedias ja minu kodulehel ja YouTube'is, võite selle üle vaadata ja võite ka seda jagada, aga ma ütlesin oma kõnes, et Valgevene on niivõrd kompleksne ja keeruline teema, et seal 1,5 minutiga või 2 minuti jooksul panna nüüd paika lõplik diagnoos ja pakkuda välja ravimeetodid, kuidas Valgevene peaks käituma, no see on võimatu. Esiteks ma rõhutasin, et Euroopa riigid või ka üldse lääneriigid, aga sealhulgas ka muud riigid, aga Venemaa ja Hiina või ükskõik mis riigid peaksid võimalikult vähe sekkuma teiste riikide siseasjadesse, sealhulgas Valgevene asjadesse. Ehk meie ei saa, mitte keegi ei saa minna teisele riigile õpetama, et milline demokraatia peaks teil olema või milline peaks teie areng olema või milline peaks olema see protsess, valimiste protsess. Et iga riik, iga ühiskond, iga rahvas peab ise lõpuks jõudma selle demokraatiani. Samal ajal on maailmas piirkondi, näiteks Lähis-Ida, kus demokraatia on mõeldamatu. Selline demokraatia, nagu meie mõtleme, et kõik naised ja mehed võrdselt hoolimata vanusest, soost, päritolust, jõukusest saavad vabalt kandideerida, on erinevad erakonnad, erinevate maailmavaatega, on avalikud kampaaniad ja siis inimesed lähevad hääletuskastide juurde ja panevad oma hääle omale meeldiva kandidaadi heaks. On piirkondi, kus on mõeldamatu, lihtsalt nende ajaloo, kultuuri, religiooni pärast. Ja ma arvan, et see, kui me hakkame kuidagi eksportima endale meeldivat süsteemi teistesse riikidesse, no see ei lõpe mitte kunagi hästi ja ei ole ka lõppenud mitte kunagi hästi. Sama asi on Valgevenega. Meie ülesanne loomulikult, ma arvan, kõikide inimeste ülesanne on jälgida seda, et teises riigis alusetult inimesi maha ei lastaks, neid alusetult kinni pandaks, ehk elementaarseid õigusi tagatakse. See on selline humaanne ja inimlik suhtumine. Aga see, mis toimus eile siin, kus väga paljud kolleegid, näiteks ka Leedu kolleegid, kes muidu on täiesti normaalsed inimesed, nõuavad režiimi muutust Valgevenes, nõuavad tugevamat sekkumist. Siis ma alati küsin selle peale vastu, et aga kas te ka tagajärgedega arvestate? Kas te arvestate sellega, et kui seal tuleb režiimi muutus, siis sellega kaasnevad väga suured kataklüsmid majanduspoliitiliselt, sotsiaalpoliitiliselt. See võib tekitada probleemi, kus sul tuhanded ja kümned tuhanded inimesed tahavad hoopis palju kiiremini põgeneda sealt riigist lääneriikidesse või Euroopa riikidesse. Kas me reaalselt arvestame sellega, mis võib see tagajärg olla? Aga samal ajal ma rõhutasin, et loomulikult Valgevene kontekstis tuleb arvestada sellega, et hetkel nad on muutunud ohtlikuks. Ehk kui Valgevene kasutab immigratsiooni
nii-öelda kuidagi oma naaberriikide ähvardamiseks, mida nad on teinud Poolaga, Leeduga, Lätiga, siis see on loomulikult täiesti vastuvõetamatu ja sellele tuleb reageerida. Aga nagu ma ütlesin oma kõnes, et see näitab pigem seda, et 20 või 30 aasta jooksul me ise ei ole tahtnud või suutnud ehitada välja üldse püsivat piiritõket. Ehk siis, kui sul pole piiri ja sealt võib vabalt üle jalutada ükskõik milline tont, siis keda süüdistada? Me ei saa süüdistada siin mitte ühtegi teist riiki peale iseenda. Ehk nii-öelda tragikoomilisel moel Valgevene aitas jõuda sellesse reaalsusesse, et piirid tuleb välja ehitada. Eesti puhul siis kontrolljoon näiteks, kuna piir on vale termin, sest Eesti ja Venemaa vahel on siiski kontrolljoon ja see piir ei ole hetkel nii-öelda de facto meie käes, mis peaks olema de jure, aga see kontrolljoon tuleks siiski nii-öelda füüsiliselt ära tõkestada, et Venemaa ei saaks kasutada täpselt samad meetodid nagu teeb Valgevene, et põhimõtteliselt tekitada hübriidrünnak. Ja see on fakt, et sellega ei saa keegi vaielda, et seda ei ole. Aga nüüd on aeg õppida ja oma vigu parandada, mida pole 20 aasta jooksul tahetud teha. Seega Valgevene selline keeruline teema, aga ma arvan, et selles küsimuses ongi mõistlik võtta selline tagasihoidlik, neutraalne hoiak, et me ei taha oma nina toppida nii-öelda teiste riikide siseasjadesse, aga samal ajal, kui sealt lähtub mingisugune oht meile, siis sellele tuleb reageerida ja seda tuleb ennetada. Teine teema, mis on isegi nüüd palju olulisem ja võib-olla aktuaalsem igapäevaselt meie kõigi jaoks, kes me kõik maksame makse, maksame elektri eest, maksame gaasi eest, on energiakriis. Ehk nüüd täna hommikul oli siis põhisuur debatt ja arutelu selle üle, et kuidas lahendada Euroopas valitsevat energiakriisi, kus nii-öelda näiteks tänase päeva jooksul tõusis 40% maagaasi hind. See on ebanormaalne. Aastaga on tõusnud elektri keskmine hind 4-kordselt, mis on täiesti vastuvõetamatu. Ja selle maksavad kinni tavalised maksumaksjad, ettevõtjad, selle maksab kinni tööandja, kelle nii-öelda oma kulu läheb palju suuremaks, mille tõttu lõpptarbija maksab ka selle vahe kinni. Ja siis Euroopa Komisjoni volinik energeetika valdkonnast, proua Kadri Simson, käis siis oma nii-öelda positsiooni tutvustamas, et mida Euroopa Komisjon kavatseb teha ja siis parlamendi liikmed debateerisid kõvasti. Mul oli seal siis ka 1,5 minutit aega kõnet pidada, mul oli eelnevalt juba ette valmistatud ingliskeelne kõne. Sellepärast, et üldiselt inglise keelest need tõlgid suudavad kiiremini ja paremini ära tõlkida teistesse keeltesse, et ka siis need ülejäänud rahvuste esindajad saaksid paremini aru sinu sõnumist. Aga kui ma nägin, et Kadri Simson isiklikult tuleb siis seda teemat tutvustama, siis ma loomulikult muutsin kohe strateegiat ja tegin selle eesti keeles. See kõne peaks olema varsti nüüd ka videokujul valmis koos subtiitritega ja läheb sotsiaalmeediasse üles ja minu kodulehele. Seega kindlasti soovitan seda vaadata ja ka palun teil seda jagada. Aga mis see sõnum oli siis Kadri Simsonilt? Kadri Simsoni sõnum oli see, et olukord on täiesti kohutav, see on kõik on kallis, seal on erinevad põhjused, et suurem nõudlus energia järele seoses sellega, et nüüd majandus on hakanud taastuma koroonapandeemiast. Samuti on Venemaa mängimas seal gaasi hinnaga, eks nad on kruvinud meelega hinda ülesse, kuna nii-öelda siis see gaasi kogus, mis tuleb Euroopa turule, on vähenenud kunstlikult venelaste poolt, mis on nagu tõesti ülla, nagu tere hommikust, et te avastasid selle, et kui te panete ennast venelaste nisa otsa, siis te oletegi šantaseeritavad. Seda me oleme kogu aeg öelnud ja rääkinud, aga loomulikult Euroopa liberaalid usuvad ilusasse maailma, kus kõik on sõbrad ja kõik on ausad, aga ei ole. Aga mis oli Simsoni plaan, et ainukene toimiv lahendus energiakriisi lahendamiseks on ikkagi rohepööre. Rohepööre on see lahendus, mis päästab energiakriisist meid. See annab meile piisavalt energiat, see on siis roheline energia, päikese- ja tuuleenergia, see on taastuvenergia ja see pidi ka siis soodsam olema lõppkokkuvõttes. Ja täpselt sama loogikat esindasid väga paljud parlamendiliikmed, sotsialistid, vasakpoolsed, isegi seal nii-öelda nime poolest konservatiivid, kes räägivad nagu täiesti seosetut, kuidas viisakalt öelda, seosetut loogikat, et me peame suurendama Euroopa sõltumatust energeetikas, mis on täiesti nõus, kirjutan alla, loomulikult, et mida rohkem oleme sõltuvad teistest riikidest, näiteks Venemaa gaas või mingi Hiina süsi või USA vedelgaas, mis iganes, seda suuremat
on meie probleemid, võivad olla. Ehk me peame olema sõltumatud. Okei. Siis teine asi, siis sinna samasse juurde peab see energia olema nii-öelda roheline. Ehk siis ei tohi kasutada fossiilkütuseid, ei tohi kasutada gaasi, ei tohi kasutada põlevkivi, sest see kõik reostab maailma. See ju tapab maailma ja siis me kõik sureme ära kliimamuutuste tõttu. Ja nüüd Euroopa inimene ja maksumaksja on see, kes peab päästma maailma. Väga loogiline. Ja lõppkokkuvõttes siis selle tulemusel peaks energia hind langema. Juba kõnes ma ütlesin, et kuulge, et ma saan aru, et see maja on täielikult tühi igasugusest loogikast või majandusloogikast. Aga see, mis jutt siit tuleb praegu, on täiesti irratsionaalne. See on irratsionaalne väita, et kui me paneme kogu rõhu ainult siis tuule või päikese energiale, me ise ei kaevanda seal kivisütt, nagu näiteks Poolas tehakse, kui me ise ei väärinda põlevkivi, mis on meil Eestis rahvuslik rikkus ja energia sõltumatuse tagaja, kui me ise siis siuname näiteks tuumaenergiat, mis on väga roheline, siis me ei pääse mitte mingil moel energia impordist, näiteks Venemaalt. Me lihtsalt ei pääse sellest, sest meie majandus ja meie tööstusettevõtted ei tule toime ainult tuulekesega või päikesega. See lihtsalt ei toimi. Ja lõppkokkuvõttes see viib hinna ülesse. Ehk ainuke lahendus on see, meil on põhimõtteliselt 2 varianti. Jah, loomulikult võime panna tuulegeneraatorid püsti ja päikesepaneelid ka, see kõik on ilus ja armas, me võime seda ju teha. Aga põhirõhk või põhienergeetika peab sulle ikkagi jätkuvalt tulema kas siis fossiilsetest kütustest või tuumaenergiast. Ja see, mis on toimunud Euroopas viimase 10 aasta jooksul, kus tuumaenergiat on justkui nii-öelda tohutult vihatud, et see on ohtlik, no see ka ei ole absoluutselt nii-öelda realistlik ega loogiline järeldus, sest tuumaenergia võib olla väga ohutu. Ja see, kui toimub väike kriis Fukushimas, siis terve Saksa poliitiline spekter läks paanikasse ja pani kõik tuumajaamad kinni. Ja nüüd nad siis, kui see eelmine nädal palusid suurendada koguseid Venemaal, mida nad ekspordivad kivisöe näol Saksamaale, sest neil on energiakriis. No, saite nüüd, fritsud, et ärge tehke lolle samme lihtsalt. Samal ajal prantslased säilitavad oma tuumajaamu, neil on olemas sõltumatu energeetika, ja samal siis meile räägitakse, et meie peab olema kinni põlevkivisektori, sest see reostab maailma, sest Eesti osakaal maailma CO2 heidetest on lausa 0,05%. Kindlasti see, kui me kõik nüüd teeme suitsiidi Eestis ja meie reostame maailma, see kindlasti päästab maailma kliima soojenemise käest. Aga see kõne on vasti järelvaatav siis sotsiaalmeedias ja minu kodulehel. Kolmas väga huvitav teema. Ma toon teile esile, et millega tegeldakse Euroopa Parlamendis. Eile siis kiideti heaks ühe vasakpoolse parlamendiliikme koostatud raport, mis kutsub üles Euroopa Liidus ühiselt reguleerima maanteetransporti ja liiklusohutust. Ja raportis siis kutsutakse üles tungivalt, et Euroopa riikides peaks ühtselt kehtestama näiteks kiiruspiirangu 30 km tunnis piirkondades, kus on palju jalakäijaid või on tihe asustus linnades. Samuti kutsutakse üles nulltolerantsile, mis puudutab alkoholijoobes sõitmist. No, ma olen nõus sellega, aga samal ajal tekib küsimus, et miks peaks näiteks prantslased, kus on lubatud 0,5 promilli sõidukijuhile, mis on umbes 2 klaasi heledat õlut, miks nad peaksid panema nulltolerantsi, sellepärast, et mingisugune Euroopa Parlamendi raport seda tungivalt nõuab. Miks see peab olema ühtselt reguleeritud Eestis, Prantsusmaal, Hispaanias või Itaalias? Miks? Samuti, miks me peame panema mingisugused ühtsed kiiruspiirangud üle Euroopa Liidu? Mul see tekib küsimus see, mis see nagu teie asi on? Mis on see teie vasakpoolsete või sotsialistide asi hakata ette kirjutama, et iga paganama eluvaldkond, iga sektor peab olema Euroopa Liidu üleselt reguleeritud. See ei ole Euroopa Liidu pädevus. Et see ongi see üks väikene näide, millega tegelevad, ütleme nii, et väga paljud Euroopa Parlamendi liikmed, kes on nii-öelda heast elust kuidagi mugavaks läinud ja hakkavad mõtlema, et veel rohkem föderalismi, veel rohkem ülereguleerimist, veel rohkem bürokraatiat, see on imeline. Aga loomulikult mina hääldasin sellele vastu ja õnneks ma lohutan kõiki vaatajaid ja kuulajaid, et need raportid ei ole kuidagi meil õiguslikult siduvad ja me võime rahulikult need pikalt saata ja öelda, et tore on kommunistid, aitäh pakkumise eest, aga me hetkel ikkagi otsustame ise, mis on meie kiiruspiirang kuskil Tallinna kesklinnas, mitte teie selle Euroopa Parlamendis. Ja lõpetuseks ma soovin teile kõigile ilusat sügis jätku, sest see sügis loetavasti tuleb eriti ilus, kuna juba 12 päeva pärast on kohalikud valimised Eestis, 17. oktoober, minge kindlasti valima. Mul on väga hea meel, et Konservatiivse Rahvaerakonna toetus on tõusnud sellele positsioonile, et me saame öelda, et me oleme tõesti
Eesti kõige populaarsem erakond. Teised erakonnad on kõik teinud niivõrd palju vigu, et isegi, ma tean, on valijaid, kes ütlevad, aga ikkagi mõni asi, mis mulle ei meeldi EKRE puhul või mõne teise erakonna puhul, siis sellest hoolimata täna ei ole mitte ühtegi muud alternatiivi kui EKRE. EKRE säilitab kainet mõistust energeetikapoliitikas, migratsioonipoliitikas, rahanduspoliitikas, Eesti-siselt regionaalpoliitikas, et toetada ääremaid, väikepiirkondi, maa-asulaid. Seega Eesti inimestel aina rohkem ja rohkem ei olegi muud üle jäänud, kui toetada EKRE-t. Seega ma tõesti palun, et te kõik ja te räägiksite oma tuttavatele, perekonnaliikmetele, töökaaslastele, et te läheksite valima kohalikel valimistel, isegi kui te arvate, et mis see minu hääl ikka loeb või et mis see annab, sest kohalikel valimistel see valimisaktiivsus on alati olnud palju madalam kui Riigikogu valimistel, aga selleks, et tõesti realiseerida ka seda uuringutes näidatud toetust, selleks tuleb minna lihtsalt kohale ja valida, mitte jätta valimata, sest ma tuletan meelde, juba 17 kuu pärast on Riigikogu valimised ja seal on juba tõesti poliitiliselt elu ja surma küsimus, kes võidab ja kes kaotab. Kas võidab EKRE, kes suudaks taastada Eesti riigi suveräänsuse ja ajada meile kasulikku poliitikat, kasutades loosungit võib-olla, et Eesti esmalt, või võidavad need samad Reformierakond, Keskerakond, korruptiivsed pundid, kes põhimõtteliselt nende ainukene soov on lihtsalt püsida võimul, ükskõik mis hinna eest ja loomulikult küürutada Brüsseli ees või küürutada mõne teise riigi ees ja teha kõike selleks, et lihtsalt püsida võimul, mitte olla võimul selleks, et teha Eestist kõige parem Euroopa riik, kus meie inimestel on hea elada. Seega, minge valima, kohtume valimispäeval, ma ise kandideerin siis nendel kohalikel valimistel Tallinna kesklinnas. Ma olen väga tänulik, kui toetate mind valimistel, need inimesed, kes elavad kesklinna piirkonnas, aga samal ajal ma loomulikult kutsun teid üles ka toetama teisi meie inimesi kesklinna piirkonnas. Seega ilmtingimata minule ei pea seda häält andma. Peaasi, et te toetate meie erakonda ja meie nimekirju. Aitäh teile vaatamast ja kuulamast, jagage ikka seda videot ka edasi, et ka teised inimesed saaksid teada ja osa sellest tegevusest, mis toimub siin Euroopa Parlamendis. Ja seega taas kohtumiseni juba järgmisel nädalal Brüsselist.